tere, armsad teekaaslased! Teeme ülevaate nädalale 17 kuni 23 august 2026 aastal. Ja nii põnev oleks teada, kuidas teil see päiksevarjutuse periood on läinud. Minu jaoks on see olnud äärmiselt sügav ja nii üllatav sisekaemuslik teekond, et ma lihtsalt ei jõua ära imestada, kui palju ma ikka veel imestan. Aga seda on olnud tõesti missugune avar pilt avaneb, kui sügavamalt vaadata neid kohti, mis tahavad vaatamist. Ja täna tuli mulle juhatus, et alustada meie koos olemist ruumiluuletusega. Ja ruumiluuletuse nimeks ära tunne kibedust, sõber. Ära tunne kibedust, sõber. Seda peagi pead kahetsema. Hoia koos oma meel, muidu laiali laguned. Mornina, rusutuna, ära lahku siit aiast, et ei saaks sinust öökull süngetes varemeis. Silmitsi sõjaga, saa sõdalaseks kui lõvi, või muidu tehakse sinust koduloom taltsas, tuim. Kui kõik oma isesuse ükskord ära sa võidad, kogu su pimedus hiilgavaks valguseks saab. Ja see oli täiesti juhuslik, kuidas ma selle luuletuseni jõudsin, ja kui ma selleni jõudsin, siis ma sain aru, et ei saa olla täiuslikumat kokkuvõtet selle nädala energiatele. Sest et see ajaperiood, kus me praegu oleme, me oleme 9-kuulise sünnitsükli täielikul lõpusirgel. See sünnitsükkel lõpeb mitte sellel nädalal, vaid sellest järgmisel nädalal ja algab ka uus sünnitsükkel. Ja on täiesti loomulik, et siin toimuvad väga suured kokkuvõtete tegemised ja uuena edasi liikumise otsused, mida tuleb veel toetama ka see, et päike liigub veedaliku astroloogia kohaselt, ehk siis see, mis päriselt taevas toimub, lõvimärki. Ja nii huvitavalt luuletuseski oli nii ilusasti välja toodud. Silmitsi sõjaga sa sõdalaseks kui lõvi, või muidu tehakse sinust koduloom taltsas, tuim. Et kas me lubame endal enda sisemise konflikti, enda hirmu korral päriselt sügavalt hinge tasandil tulla sellesse enda algessentsi, enda ürgjõudu kohale, kes jääb endale truuks, kes ei lähe kaasa hirmuvõngetega, ärevusega, vaid tunneb, et algallikas armastus on suurem kõikidest pusadest. Armastus on võimsam mis tahes väljakutsetest. Armastus seisab meie selja taga ja toimib läbi meie, ja armastusest ei ole tugevamat jõudu. Jah, inimestena me võime kahelda ja me võime arvata igasuguseid asju ja vaadelda erinevaid variante, aga meie ülesanne ei ole mitte jääda sinna ülekülluse võimalikkustesse kinni neid kõiki erinevaid variante vaatlema, vaid vaadata, ehk on aeg need kahtlused lahti lasta ja päriselt valida, elada südame teenistuses. Et ma valin maandada ennast enda kõrgemas olemuses. Ma valin tunda, et ma olen siin planeedil põhjusega. Ja see põhjus
on vajalik ja minu tõde on vajalik ja see, et ma jään endale truuks, on vajalik. Ja see, et ma valin järjest ja järjest ennast panna esikohale, on ülivajalik. Et selline iseenda valimine, mida lõvienergia minu arvates väga hästi aitab teha, aitab meil avada väga suured kosmilised kingitused. Sest et meie kõrgem mina kogu aeg vaatab, et kas ma valin vanamoodi või ma valin nüüd kõrgema minaga ühtemoodi ja niipea, kui ma hakkan valima kõrgema minana elada, siis see avab meie jaoks anded, võimed, võimalused, uksed, millest meil varem ei olnud aimugi, kui me võib-olla olime rohkem hirmuga kooskõlas või mingis kohas takerdunud. Kui me usaldame, et selles suures terviklikkuse reaalsuses, kus me tegelikult oleme terviklikkuses, kas me tajume, et me oleme üks selle loodusega, taimedega, õhuga, mida me hingame, nende ookeanidega. Et see üks olemise tajumine loodusega, mida on praegu nii hea teha, sest Eestis on nii ilus loodus ja võib-olla sa oled kuskil mujal, et sa ei ole üldse Eestis. Aga kui sul vähegi on võimalik olla looduses ja tunnetada seda väge, seda üks olemise väge loodusega, see aitab meil lahustada meie vale minapildi. Et kui meil on olnud selline harjumus samastada ennast selle saamatuse või teadmatusega või me oleme harjunud ennast vähendama, sest see oli kunagi ellujäämisstrateegia, kui me olime võib-olla lapsed ja meile öeldi, et laps räägib siis, kui kana pissib või et meile tehti selgeks, et meie arvamus ei ole oluline, et me peame järgima teisi ja rääkima seda, mida teised räägivad või me peame arvama nii, nagu meie vanemad arvavad või me peame hoidma saladusi kellegi jaoks, kes on teinud midagi, mis on tegelikult südame vastu. Kõik need kohad on meie minapilt järjest nagu kokku tõmmanud, et kujutad, et see on nagu korsett ja sa tõmbad seda järjest rohkem pingule. Lõpuks on tunne, et ei saa rohkem hingata, aga täiskasvanud inimestena me saame selle korseti nüüd lahti arutada ja öelda, et kuulge, korsetid olid mitusada aastat tagasi popp teema. Et praegu ma küll ei hakka ennast kuhugi nagu kokku siduma, ma hoopiski vabastan ennast nendest mustritest, kus ma arvasin, et ma pean hoidma midagi tagasi. Et siin on hästi mul tuli lihtsalt üks protsess vahele. Hästi huvitav nagu vastuolu. Jah, see on järelikult, see on täiuslik, et mulle see praegu meelde tuli ja ma jagangi seda kohta siis siin. Et võib-olla me oleme arvanud, et kellelegi midagi andmine tähendab seda, et me peame nende eest asju tegema või nende jaoks või nende pärast või nende hüvanguks, nii et nemad ei peaks seda tegema. Siis selle nädala energia kutsub üles mitte neid asju tegema, kui me tunneme, et see ei ole tegelikult õige, vaid kutsub väljendama oma tõde. Selgemalt enda seisukohti nähtavale tooma. Sest et kui me vaatame olukordi suures plaanis, vaatleme olukordi sellest vaatenurgast, aga mis on tegelikult kõikidele parim. Mitte see, mis praegusel hetkel on nendele teistele inimestele mugavam, vaid see, et kui ma vaatan suures plaanis, näiteks olles partnerluses mõne täiskasvanud inimesega, ma vaatan, et kui ma tema eest kogu aeg need asjad ära teen või tema emotsioone pidevalt pehmendan või
kogu aeg nagu olen nõus tema ego, et ta ei tunneks hirmu või et ta ei peaks enda asjadega silmitsi seisma, siis ma nagu polsterdan seda hirmu mina kohta, et tal ei oleks ebamugav. Aga kui ma vaatan suures plaanis valgustatuse silmadega, ma vaatan hinge silmadega, siis ma ju näen, et suures plaanis on parem, kui see inimene koheselt tegutseks nii, nagu ta soovib tulevikus olla. Mitte see, et lükkame edasi, millal see täiskasvanuks saamine või suureks kasvamine või enda elu eest vastutuse võtmine toimub. Et see on see nädal, kus me mitte ainult ei vali kehastada enda kõrgemat mina, vaid see on nädal, kus meil palutakse särada enda tõde lõvitarina tuua nähtavale. Mitte ainult need kohad, mis meile meeldivad, vaid kõik kohad, ka need, mis on pimeduse kohad, ka need, kus on olnud varjud, kus on olnud teadmatus, kus on olnud allasurumine või mingit laadi selline mängime veel mingit praegu ajutiselt, las olla see lahendus. Et see ajutiste kohtade nagu ümberlükkamine on praegu hästi teemaks, ma tunnen. Sellised on siis nädala põhisõnumid. Aga vaatame päevade kaupa kohe lähemalt, kui põnevusega vaatame, mis see nädal meile sellest teemast toob. Seda suure pildi nägemist me õppisime siin eelmisel energiatsüklil ja nüüd see energiatsükkel, mis algab 14. august või algas, ükskõik millal sa seda videot vaatad, siis see energiatsükkel ütleb, et see, mida sa suures pildis nägid, kehasta seda, ela seda ja väljenda seda, naudi seda. Aga läheme siis 17. august. Päike liigub lõvisse vedaliku astroloogia kohaselt ja tulevad teemadeks siis eneseteostus, nähtavus, loovus, eneseväärtustamine. Eneseväärtustamisele vastavalt ka tegutsemine, mitte ainult rääkimine sellest või otsustamine, vaid ka praktilised väiksed sammud, väikesed otsused, väikesed valikud, mis hakkavad looma suurt uut mustrit. Et need oleksid päriselt sinu jumalanna, sinu jumala olemusega kooskõlas. Võib tulla väga suuri emotsionaalseid äratundmisi, mida ma soovin maailmale anda, millist tõde ma soovin väljendada või kuidas ma soovin seda teha. Et ülesanne siin ei ole mitte lihtsalt tundeid tunda, vaid hea tundega kaasa minnes ka tegutseda. Et lõvi olemus ei ole lihtsalt teoorias veeretada juttu, et kunagi võiks, vaid lõvi energia on tegutsemine ja lõvi energia on selline, võiks öelda vahel isegi grandioosne tegutsemine, aga see võib olla väljenduda ka selles, et ma enda sees jään enda otsusele truuks valida ennast, enda väärtustamine. Et see minu sõnad ja teod läheksid kokku, et ma olen endaga hästi aus, et see, mida ma tunnen, seda ma väljendan ja see, mida ma väljendan, nii ma ka tegutsen. Et kõik need aspektid lähevad omavahel kokku. Et see päev aitab meil näha nendest illusioonikohtadest läbi, võib-olla taibata, et ma olen olnud arvamusel enda kohta, et ma olen olnud väike või saamatu, aga selle päeva energia ütleb, et tule kohale,
lihtsalt tule kohale ja vaata, kui võimas sa oled. vaata seda ilu, vaata seda vägevust, vaata seda vaadet. nii iseenda kohta, nii nagu armastus sind näeb, et näe ennast ilusilmadega, oma hinge silmadega. ja need kohad, mis ei tundu võib-olla oi kui ilus, neid kohti vaadata kaastundlikkuse silmadega. et mis sellest, kui me oleme inimesena neid kohti kogenud, mis sellest, kui me oleme neist mustritest juba nii kõrini saanud ja me ei tea, kuidas sellest välja tulla, siis vaadata seda kohta kaastundega. kaastunne on see, mis toob teadlikkuse. kaastunne toob teadlikkuse, see on väga hea taipamine, aitäh, kallis algallikas. ma niimoodi ei olegi varem ise ka teadvustanud. kaastundlikkus toob mõistmise, taipamise, arusaamise. ja kui me ei tea midagi, kuidas midagi lahendada või midagi teha, siis väga hea on tunda uudishimu. aga ma olen huvitatud. ja mu sisehääl, mu sisetunne, mu sisemine tarkus juhatab mind. see on hästi suur tervenduse päev väga paljudele. august. 18. august kutsub meid vaba tahte alusel valima selle, mis on kõrgeim. mitte see, mis on tavaline ja automaatselt sisse harjunud ja see, mida me oleme pidanud paratamatuseks, et noh, minu elu ongi nii. et selle päeva energia paindlikkus kutsub meid natukene vaatama asju erinevate nurkade alt, mitte ainult sellest positsioonist, kus me oleme olnud, sest selle päeva energia kutsub meid tõusma oma teadvuses, nagu siin luuletuses oli ka hästi ilusasti alguses öeldud, et ära tunne kibedust, sõber, seda peagi pead kahetsema. hoia koos oma meel, muidu laiali laguned. ja mida see võikski siis tähendada, see, et hoia enda inimmõistus algallikaga kooskõlas, armastusega kooskõlas, muidu see, mida sa oled pidanud minapildiks, laguneb nagunii laiali. et see kristalliseerunud arusaamine endast võib sellel päeval väga palju avarduda läbi selle, et ma saan aru, et ma ei ole lihtsalt inimese kehastuses, vaid ma olen puhas valgus, ma olen algallika väljendus läbi selle inimese keha. sa oled püha, sa oled võimas, sa oled kõige võimsama energia väljendus, mis üleüldse on. ja seda tarkust on tarvis jagada, mida sa läbi selle teadlikkuse oled leidnud, sest sellest tarkusest sünnib valgus kõikide hingede jaoks, kes samuti soovivad virguda, ärgata, oma valgustatuse olemusse tõusta. et see on väga hea päev teraapiatööks, igasuguseks läbimurrete loomiseks, uute projektide otsustamiseks. kuidas ma ütlen, nagu selle universaalse üksolemise väega koostöö taastamiseks, ma ütleksin nii, sest see üks olemine on meis kõikides olemas olnud ja alati on. ja kui me olime lapsed, siis see oli hästi tugev, aga lihtsalt need tingimused ja seadumused, mis meil elu jooksul siis kohustustena kvanti on võinud seda varjutada. aga et seda äratundmist teha, on siis soovitused. tule suuremasse pausi kohta. et selline väga lihtne harjutus. 5 minutit, ära tee mitte midagi, ära mediteeri, ära tee midagi, ei tee. lihtsalt ole. 5 minutit, see ei ole üldse pikk aeg, see on ju mingi paar shortsi vaadata Youtube'ist, et selle asemel luba see paar minutit, mõned minutid
et algallika teadlikkus laskub sinusse sellel ajal. Et see on huvitav, sest et mõistus otsib seda dopamiini laksu, et saaks midagi järgmist teada, saaks mingisuguse järgmise laengu. Aga see järgmine laeng tuleb ja see tuleb sellel päeval, sest sa valid, et nüüd tuleb see laeng läbi algallika ja see ei pea olema ootamine, et nii, nüüd ma ootan, nüüd tuleb mingi elutähtis sõnum, ma nüüd olen pinges. Vaid see, et ma olen 5 minutit ja ma olen valmis selleks, et mitte midagi ei avaldu. Aga võib-olla avaldub midagi väga erilist. Me ei saa teada ennem, kui me ei katseta, kas pole nii. august 19. august on suur äratuskell. Äratus. Nii. Siin tuleb, ma tunnen, et väga paljudele hingedele tulevad valguskoodid. Jah, et Jupiter liigub ka 19. augustil Ašleša nakshatrasse, mis tähendab seda, et toimub vana kesta mahapanek ja uue iseendana sündimine. See võib tuua väga suure tervenemise, sisemised mõistmised ja väga paljudele tuleb sellel päeval jumalik inspiratsioon edasiseks suunaks, uuteks projektideks, uuteks ettevõtmisteks. Et kas võiks olla veel täiuslikumat aega, sest et sügisperiood on ju kohe algamas ja ilmselt väga paljud inimesed mõtlevad, et mis ma nüüd sellel uuel hooajal ette võtan või teen ja sellel päeval võib-olla täpselt see väga jumalik inspiratsioon, mis tuleb ja näitab sulle seda teed, näitab sulle seda uut suunda. Aga selle uue suuna mõistmiseks on meil vaja võtta aega ja liikuda armastusega kaasa. Mitte hirmu või ma ei tea, raha pärast, vaid sellepärast, et sa tunned, et see on su missioon. Et Jupiteri planeet on õpetaja planeet, et siin just need, kes on nagu vaimse tasandi õpetajad või ma ei tea, konstellöörid, massöörid, kes iganes aitab teisi inimesi, et siin sellel päeval võib tulla see õige valguspakett, et siis usalda seda, et isegi kui sind suunatakse täiesti uude suunda, öeldakse, et nii, nüüd sul on vaja minna, ma ei tea, kolida teisele maale või muuta midagi oma peremustrites või kellegagi suhtlemises selleks, et su hingetöö saaks paremal moel sujuda, siis usalda neid protsesse. Et suured emotsionaalsed läbimurded kaasnevad sellega, kui me tunnistame kõrgemat plaani ja selle kõrgema plaani mõistmiseks sa tunned ära selle, et see on tundega, et see on ilusam, elegantsem, südamlikum, rohkem sinuga kooskõlas olevam kui see, kuidas sa varem oled toiminud. Ja jah, siin tuleb mingitele asjadele öelda ei ja et uued jahid saaksid kõige kõrgemal moel avalduda, aga su tõevalgus tervendab kõiki sinu ümber. 20. august. Eestis suur tähtis päev, õnnitlused, õnnistused kõikidele eestlastele, Eestimaale ka kuhjaga õnnistusi. Selle päeva suur missioon on täita meie teadvus ürgse maandava väega ehk selline, ma ütleksin isegi nagu mõnes mõttes nagu algupärasemasse energiasse tagasi liikumine, et võib-olla me inimestena oleme elu jooksul harjunud kas mingid maneerid või mingisugused viisid, kuidas me toimime.
sellepärast, et sobituda kuidagi mingisse sotsiaalsesse keskkonda, siis Saturn liigub ka sellel päeval Revati paadasse, mis tähendab seda, et rõhk liigub lõpetamisele, vabastamisele ja ühe elutsükli kokkuvõtmisele. Et see on tagasi tulemine enda loomulikkusega rohkem kooskõlla. Seda aitab teha arusaamine, et sa ei pea ennast vangi panema, oma mõtete vangi või oma harjumuste vangi selleks, et teisi teenida või et elada. Et see ülesanne on astuda välja senisest enda alla surumisest, et su looming, et see, mida sa oled tulnud jagama maailmaga, saaks lopsakalt vilja kanda, on vajalik luua uus seadistus, kus sa lähtud mitte sellest, kes sa oled olnud, vaid sellest, mis see sinu algupärane seeme on, mis läbi sinu kasvada tahab. Mõnes mõttes me võime öelda ka, et see on nagu, kui seeme on mulda külvatud, siis kui seeme ajab enda alla kõigepealt juured, liigub nagu allapoole, siis järgmine hetk on nagu see, kui see seeme hakkab nüüd ülespoole kerkima ja selles ülespoole kerkimises vaata see suund läheb nüüd teistpidi. Ennem oli allapoole suunatud, võib-olla suunatud rohkem sellele, mis su ümber on, mis su keskkond on, et ma sobitun siia, et ma kuulun mis iganes kogemusse, aga see uus suund on nüüd liikumine üles, et see, et ma üritasin kas varasemalt sobituda või kuidagi kokku kõlada oma ümbritsevaga, ei pea enam mind takistama selles, et nüüd ma kõlan enda moodi, et ma nüüd kasvatan endas selle koha tugevaks, kes ma olen. Et ma tunnen, et see on selline väga iseteadlik ja iseseisvumise energia, mis ei toetu enam sellele, et kas keegi kiidab heaks, kas ma tohin niimoodi olla, nagu ma tegelikult olen, vaid see, et ma usaldan, et kui minu sees on tunne olla see, kes ma olen, siis ma olengi. Ja järjest rohkem olen ja iga päevaga järjest julgemalt olen ja järjest selgemalt väljendan, mis minu läbi tahab väljendatud saada. Et see kasvamine ei pea olema 1 sekundiga. Anna endale aega rahulikult, samm-sammult, järjest nagu ankurduda endasse. Et iga samm on sulle juhatatud, kui sa usaldad, et sinu läbi toimib algallika voog, siis maagilisel moel sul on alati järgmiseks sammuks idee või juhatus või selgus või ressursid olemas, mida sa oled kutsutud astuma. august 21. august on Veenus on opositsioonis Saturniga ja siin võib tulla suhteteemades, rahateemades ja korrastatuses nendes teemades, et kas need teemad on korrastatud või kokkulepped on tugevad, võib tulla vajadus ennast väljendada või tuleb vajadus tõusta enda teadvuses kõrgemale, et ma mõistaksin, mis minu vajadused ja soovid on, et see oleks minu jaoks selgem, et see oleks minu jaoks arusaadavam, kes ma olen või mida ma tahan, et selline visiooni toomine kõigepealt endale ja siis teistega jagamine. Ja otsustamine, et mina olen külluse kehastus, ma ei ole siin lihtsalt, et kogeda küllust või natuke saada kunagi midagi, vaid minu algolemus ongi küllus, mina olen taeva ja maa ühendaja ja selles ühendusprotsessis on loomulik, et mind toetatakse ja ma olen tänulik kõikide edusammude üle, ma olen nii tänulik selle eest, et elu kannab mind ja juhatab mind ja
ja selle päeva energia võib tuua kehalisel tasandil väga tugevaid tunnetusi või äratundmisi keha tasandil, et kui ma millelegi mõtlen ja tunnetan, siis sellega on hea ja selline mõnus tunne, et ma justkui laskun oma kehasse, mu valguskeha ja füüsiline keha on kohakuti ja ma väljendan enda valgust ja ma elan enda valguses ja ma olen armastuse kallim, võiks niimoodi öelda, et ma olen armastusega suhtes. ja selle päeva energia võib ka tuua arusaamise, aga kui ma olen armastuse kehastus ja armastusega suhtes ja küllusega üks, siis on mingid kogemused, millel mul on võib-olla aeg minna lasta. Et ma saaksin täielikult õitseda enda olemusest, ma olen kutsutud õitsema, ma valingi kehastada juba praegu seda iseennast, kes juba on kõik selle saavutanud või kõik selle loonud, mida ma varasemalt olen mõelnud, et ma toon selle tunde tasandil enda kehasse kohale. Ja selles olekus mulle tulevad õiged visioonid õigel hetkel ja mul oli tunne, et oleks vaja siit võtta alistumise kaartidest, millel on aeg minna lasta sellel päeval. 3 kaarti, palun. Okei, tuli 5 kaarti. Usaldame, ma lihtsalt loen need kaardid ette. Alistu sisemisele rahule. Alistu puhkusele, luba endale puhkust. Alistun kehatarkusele. Alistun rõõmule ja annan vabaks kõik draamadele keskendumised. Et need on vajalikud hinge täiel määral ärkamiseks kogemused. 22. august. 22. august on pöörangupäev ja me oleme nüüd nii selle 9-kuulise sünnitsükli lõpusirgel ja siin võivad olla juba sellised nagu elu muutvad, ma ütleksin kinnistavad arusaamised, et ma ei ole eksinud, ma ei ole valesti läinud, kõik on pidanud täpselt nii olema, ma olen saanud need tarkused, mida mul on vaja saada. Ja nüüd toimub selle energiatsükli, energiate integreerimine. Võib tekkida tunne, et ma tahan nüüd kõikidele selgeks teha, nüüd et see on õige viis elada või et nii peab tegema. Et sellest praegu hoiduda, keskendu hästi iseendale. Ole iseenda õpetaja, õpi praegu iseenda käest. See on see päev, et ma tegelen endaga, ma integreerin endasse, ma olen siin enda jaoks, ma olen selleks, et mina ärkaksin täielikult ja püsiksin ärkvel ja oleksin enda kõrgemas olemuses kohal. Miks ma tahan siit kaarti võtanud? Võtame siis, kui tahame. Ja millel ma ei pea laskma olla praegu, on pidev teiste aitamine või see, et ma pean praegu vilju noppima, vaid see on see, et ma integreerin oma viimase 9 kuu tarkused praegu iseendasse. Merkuur liigub ka sellel päeval lõvisse. See võib tuua suhtlemisteemadesse väga palju rohkem julgust. Aga tasuks siis tähele panna, et kui sa kellegagi suhtled, et see ei läheks enese olemuse tõestamiseks või tahtmiseks, et teised kohe sinuga samasse rütmi kaasa liiguksid, vaid see on, ma ütlen, hästi iseendaga tegelemine. Küsida universumi kaitset, et see uus olek, kuhu sa oled ennast sisse loginud või kuhu ennast ankurdanud, et sind kaitstaks valgusmaailma poolt. Sest et
siin planeedil on igasuguseid jõudusid ja on jõudusid, kellele ei meeldi, kui me oleme väga palju iseendas kohal, sest et siis ei ole enam pimedusel nii palju toitu kuskilt hankida. Et väga hea päev, et tegeleda igasuguste kaardilugemiste, sügavamate uurimiste, süvitsi minemistega, et iseendasse seda mingisugust teadlikkust tuua, kuidas hoida ennast selles uues olekus. Nende uute tarkustega väga hea päev, et mediteerida, mõtiskleda, kirjutada julgelt. Kirjutada julgelt ja võib-olla on ka asju, mis on jäänud väljendamata mingitele inimestele, sa ei pea neid kirju ära saatma, aga kirjuta endast kõik ausalt julgelt välja, sa ei pea neid saatma, aga et sa tunnistad endale hästi julgelt, kes sa oled, miks sa oled, kus sa oled enda kogemuses, kuhu sa edasi tahad liikuda. Et see on hästi iseendaga tegelemise päev, julgelt. Ära karda olla endaga hästi aus. Ja 23. august, selle päeva energia kutsub meid tunnetama, et ma olen kohal, ma olen täiuslik nii, nagu ma olen. Ja ma olen alati armastuses kohal, ma olen alati armastuses kohal olnud ja alati olen ja valingi olla ja nii elangi ja mitte miski ei saa mind siit minema pühkida, sest ma olen ära tundnud, kes ma olen. Et see on suur tervenemine, mis toimub läbi selle, et ma luban endal tunda ennast mänguliselt, iseendana, iseenda keskmes, endaga heal rahujalal. Olen enda preestrinna energias kohal, enda intuitsiooniga heas kontaktis. Ja mis mulle hästi meeldib ülempreestrinna energia juures, mida ma olen ise ka, ma arvan, et terve elu õppinud integreerima siin planeedil, on see, et ära karda pimedust ja ära karda valgust, et selleks, et olla, ütleme, hea tervendaja või et selleks, et olla tõesti terviklikkuses kohal, meil on vaja mõlemat tunnistada. Nii pimeduse poolt kui valguse poolt. Et see aitab meil võimaluse navigeerida, mitte karta neid, see vari või see vari, ma ei taha vaadata, mis mul siin on, vaid see, et ma vaatan julgelt. Ja huvitav on see, et ma just tegin selle kaardilugemise suure plaani paljastus number 2, mis ka mu kanalil üleval on ilmselt, kui sa ka seda videot näed. Nii et saad minu kanali liikmena ka seda vaadata, et ma tunnen, et selle päeva energia hästi kannab seda energiat, millest ma seal videos räägin. Et ma tunnen, et selle päeva energia ütleb, et ära karda ka väljendada neid kohti, kus sa oled ennast ära tundnud mingites kohtades, suheldes oma lähedastega või sõpradega või kallimaga, et see võib aidata väga palju avada ka nende jaoks seda, et nad ei ole üksi, et nemad ei ole ainsad, kes pimedusega maadlevad või kellel hirmud on tulnud, et teistel on ju kõik hästi. Et see südamest see aus jagamine võib olla väga-väga valgustav sellel päeval. Kuigi see võib tunduda hirmuäratav, siis tead, kui sa tõesti südamest jagad, siis seda ka läbi südame on võimalik teistel vastu võtta. Ja kui sa tunned, et ei ole võimalik praegusel hetkel jagada, sa isegi ei taha jagada, et siis jaga seda kõike lihtsalt algallikaga, et räägi Jumalaga, räägi algallikaga, puhka, lase lahti tahtmine midagi saavutada, vaid tule sellesse kannatlikkuse energiasse. Kannatlikkuse energia on jumalikkusega kooskõlas olemise tunnuseks. Ilma kannatlikkuseta, kannatamatus viib meid kohe enda jumalikust essentsist välja, tegelikult pikendab nii soovide manifesteerumist kui valgustumist. Kannatlikkus on see, mis ütleb, et kõik sünnib õigel hetkel, ma ei pea seda forsseerima, ma ei pea seda kiirendama, et ma usaldan.
ja naudin seda, neid tavalisi hetki, neid väikseid momente, mis mu elus praegusel hetkel mind köidavad, mida ma naudin. Et ma naudin seda, mis praegu on. Ja sellest, kui ma seda naudin, toimubki väga suur tervenemine. Sellised sõnumid, kallid teekaaslased. Mul oli väga hea meel neid sõnumeid teile tuua ja järgmises videos me hakkame vaatama, nii põnev, tuleb uus 9-kuuline energiatsükkel. Soovitan nendel päevadel juba tunnetada, mis on see, mis järgmise 9 kuu jooksul sinu elus sündima võiks hakata. Võid enda jaoks kirjutada juba kas taotlusi või ideid või tunnetusi, mis sulle tulevad. Sest et päris kindlasti on su hingel midagi väga-väga imelist plaanis. Ja järgmises videos ma jagan ilmselt seda ka, mida mina olen viimastel sünnitsüklitel manifesteerinud ja see on väga üllatav olnud ja väga valgustav ja no ütleme, et on ka väga crazy olnud, aga sellest kõigest siis järgmine kord. Soovin teile maagilist nädalat ja kohtumisteni, õnnistused!